nii, tere. Olen Maila müstilisest maailmast. nii, kohe vaatame, kes siia midagi on kirjutanud. et vaatame nüüd, siis vaatame, mida toob juulikuu augustikuus sündinutele. täna siis tagantpoolt ettepoole. ma ma veel ei tea, mis järjekorras ma neid üles laon, aga igal juhul järjekord, mida mööda ma teen seda ennustust, on seekord tagantpoolt ettepoole. nii, vaatame siis, mida toob juulikuu augustikuus sündinutele. nii. nii, natukene keeruline teil siin. nii, teie olete ka valikute ees, et mingid asjad, mis teid siis on kuidagi enam kas ei teeni enam teid hästi või on siis teie jaoks sellised rasked asjad, eriti kui mingisuguse seltskonnaga seotud asjad, siis teie teete oma elus valikud ära. nii et valite enda jaoks parima. hästi kiire kuu tuleb teil ja valikute suhtes on niimoodi, et kui te teete enda jaoks ära valiku, et okei, näiteks, et tahan vaadata, mis see täpsemalt on, millega seotud. okei, kui see on rahaga seotud, siis võib olla väga võimalik, et tööalaselt võib tulla see valik. ja kiire kuu tuleb, siis teie juurde tulevad pakkumised, võib-olla mõned pakkumised võivad küll natukene tulla sutsukene hilinemisega, et see, mida te olete oodanud, et see võtab pisut rohkem aega. siis võtate lihtsalt, toimetate nende asjadega, millega siis parasjagu, mis sujuvad ja mis teil parasjagu siis kätte jooksevad. aga jah, et suht kiiresti tegelikult tulevad need muudatused teil. et endale peate kindlaks jääma, kui nüüd on mingisugune tööalane asi, mida te ootate, mis on siis, mida te tahate kõige rohkem, siis ärge selle vähemaga leppige, vaid lihtsalt oodake see aeg ära. sest muidu võib olla ju nii, et mõtled, et tead, ma võtan sellegi vastu, et kasvõi selle natukesegi on, et vähemalt ei ole päris ilma. siis teile ütlen küll niimoodi, et ei, ärge leppige vähesega, sellepärast et siin on näha, et teil tulevad sellised teie jaoks väga head pakkumised, millega te siis jääte rahule, et tervise koha pealt ka näitab, et selline heaolu ja et te jääte rahule. samas on natukene viskab siin pereasjades pingeid sisse, natuke tülist, natukene arusaamatust, möödarääkimist. väga paljudel võib tulla suhtes pettumust, võib tulla ka paljudel sellist võib-olla tekib mingi armumine ja siis võib natukene tulla sellist salasuhet. aga mis te siis siin valite? vaatan, et soovitus on see, et mitte iga väikse asja puhul kohe ei hakka oma toimivat suhet siin lõhki ajama. aga jah, kõige hea öelda, aga muidu on nii, et peate ikka tegema oma südame järgi. aga vaatame, mis te siin teete, sellepärast et tõesti siin näitab, et võib tulla lahutusi palju. vaatame, kas te jääte pärast rahule ka sellega. siin võib tulla ka leppimisi ja lahendusi, et ja see ükskõik, mis valikud te siis teete, siis näitab, et on kõrgemalt poolt saadetud ja on hoitud ja toetatud olete ja kõik ilusasti laheneb teie parimaks hüvanguks. nii et mõnikord polegi paha variant see. nii. jah, ega need isegi kui siin on näha, et kui tekib selline
mingi uus suhe või uus arvamine, ega teil ei ole kerge ka neid otsuseid teha, sellepärast et te väga mõtlete, kaalutlete läbi, et mis on plussid ja mis on miinused. Et selline suhte teema tuleb teil üles ja tööalaselt samamoodi jälle valikute ees olemine. Et eks siis vaadake, kuidas te saate ilusasti endale sobivalt. Nii, järgmine kaardirida näitab seda, et ei ole vaja minevikku tagasi vaadata, mineviku hirmudesse, sellepärast et need asjad, mis on lahendatud. Siis näitab, et te saate, teil ka numbrid hakkavad rohkem juhatama, nii et jälgige rohkem märke, kõiksuguseid numbreid. Siis mingid teatud raskused, mis on teil siis on olnud ja on siis seljatatud, siis näitab, et nüüd on selline kergem periood teil tulemas. Tööalaselt ikka näitab teil siin edu, nii et kui pakutakse midagi uut ja vana tõesti enam ei sobi, võtke palun vastu. Näitab, et saate ennast tasakaalu ilusasti, harmoonia tasakaal tuleb, kuu lõpuks on juba ilusasti, kõik on taastunud ja see, et te hakkate rohkem särama, te kerkite siis rohkem esile, aga no loomulikult, et kui siit tööalaselt näitab ka täitsa sellist hästi edukat, siis loomulikult te oletegi tasakaalus ja te ju kiirgategi välja oma seda sära ja heaolu. Nii et väga vahva. Nii, vaatame edasi. Nii. Järgmine kaardirida. Opa. Nii. Jah. Nii et kellegi suhtes, kellegis võite te natukene siiski pettuda. Aga võib-olla see ongi see, mis mingi mask langeb, kellegi tõeline olemus tuleb välja ja see võib esialgu teid natukene kurvastada, aga pärast on teil isegi hea meel, et see välja tuli. Nii, vaatame. Jah, ärge minge mingisse vana nii-öelda konksu otsa enam, enda unistusi hakake realiseerima, täitke oma unistusi, sest teil näitab siin intuitsiooni hästi tugevat tõusu. Ainukene oht, mis teil on see, et te kipute ennast väga töösse ära matma või kaotama, et teil tekivad ka mingisugused sellised ägedad ideed ja siis mõtled, oi, ma nüüd töötan selle nimel, muidugi tasub töötada ka, ma vaatan kohe. Nii, midagi, ka mingid võimalused. Kergivad teil mingid võimalused isegi niimoodi, et teil on võimalik, et teie saatus kirjutatakse ümber, kui te teete mingi sellise oma sisetunde järgi, intuitsiooni järgi mingi otsuse, nii et vanad haavad saavad teie hingehaavad saavad parandatud ja nüüd on niimoodi, et te hakkate looma seda positiivset tuleviku osa, nii et oma unistusi täitma. Et võib-olla tõesti, kui keegi teist siis on kellegist siis kas siis partneris või vanas töökohas või töökaaslastes pettunud, et see on isegi hea, sellepärast et see annab teile selle usu endasse ja enam ei looda kellegi peale, vaid võtate oma ohjad enda kätte ja hakkate oma elu ise elama. Ja näitab, et unistage suurelt ja viige hakake neid unistusi täitma, sest näitab ka, et on olemas inimene, kellel on samasugused unistused ja kes tuleb teiega koos, jagab neid, hakkab teiega koos neid unistusi täitma. Aga jah, et see, et olete väga palju teinud tööd oma mineviku parandamisega, hingehavade parandamisega ja väga palju ka on teil raskusi, mida te olete läbi elanud. Nii hingeliselt kui ka siis võimalik, et isegi materiaalselt. Ja näitab justkui teile selline fööniksina tuhast tõusmine, aga veelgi suuremana, veelgi tugevamana, veelgi sellise ägedamana. Ja kuna see teie intuitsiooni tugevdab siin ja te lähete ilusasti tasakaalu, aga et need ideede elluviimine, et ärge siis ennast ainult töösse ka matke, kuigi tundub, et siin on see töö osa rohkem kui see partneri ja hingeline pool. Niimoodi, vaatame, mis universumi soovitus teile on. Nii, kõik
võimalused, mida teile elus, mis teil tulevad, näitab, et kasutage. Et teie elu on hoitud ja kaitstud ja usaldage oma intuitsiooni, kasutage neid võimalusi. Et ärge jääge passiivselt vaatama, vaid tõesti kasutagegi oma võimalusi, neid teil tuleb. Nii et väga vahva. Nii et kirjutage mulle siia alla, siis kommenteerige ja kes tahab personaalset lugemist, see saab ju mulle kirjutada. Minu telefoninumbrit tegelikult leiab ka täiesti, mul telefoninumber on seal Facebooki lehel Müstiline maailm. Et sealt leiate mu telefoninumbri ka, kui tahate helistada, ühendust võtta. Aga muidu jah, saate mulle minu isikliku Messengeri peale kirjutada. Ja siis vaatame, ükskõik mis abi teil vaja on, siis kas on vaja nõu mingite valikute tegemisel või siis kui tahate reiki koolitust saada, siis võite mulle helistada, kirjutada, et saame panna, vaadata, klapitada need ajad teiega sobima ilusasti, kunas teile paremini sobib. Ja kes tahab tulla ravile, siis reikisse, siis olete oodatud. Mul on muidugi hästi palju erinevaid meetodeid. Mismoodi ma saan siis teid aidata. Nii, aga ilusat suve teile ja tehke siis mõistlikult oma valikud ja usaldage rohkem oma tunnet, sellepärast et intuitsioon teil tõuseb niikuinii. Näed, vaatame kohe.